Ekraan on see, kust saab vaadata igasuguseid asju. Ehk siis selline. Ole kaasas projekt ei ole mõeldud ainult linnarahvale. Praegu lähmegi ja vaatame, kuidas arvuti- ja internetikoolitus jõudis maale, Hagerisse. Hageri on tore Eesti küla, kus elab umbes 300 inimest, kellest tosina jagu võtsid nõuks projektiga liituda. Sina, Esne, oled Hagerist Jaabetuba vedanud juba oma 8 aastat. Räägi, millest sa kõige rohkem puudust tunned? Jaabetuba kliendid on tavaliselt praegu ju lapsed ja tihti piiluvad vanad inimesed sisse. Vaata, tuleks ka, aga ei julge tulla. Ja siis hakkaski nagu peas mõlkuma, et huvitav, et kas saaks neid õpetada kuidagi, et nad julgeksid puutuda. Täna on see hea päev, kus Hageris algas Ole kaasas projekti raames arvuti- ja internetialane koolitus. Räägi, Esne, kuidas see koolitus siia sai, kus sa sellest kuulsid? Täna on tõesti see väga õnnelik päev, kui see koolitus siia saabus. Juhtumisi vaatasin Kanal 2 sellist saadet ja polegi nii keeruline. Ja seal räägiti siis koolitustest neile, kes pole arvutiga varem kokku puutunud. Ja läksin kohe veebiküljele Ole kaasas ja siis saatsin kirja neile ja nüüd sain vastuse, koolitus ongi kohal. Ja mida sina kui Jaabetuba juhataja ootad kõige rohkem sellelt koolituselt? Mida need inimesed võiksid osata ja mis pärast edasi saab? Eelkõige ma loodan, et nad saavad julgust, sest see on nagu kõige tähtsam arvuti juures. Et siis nad julgevad Jaabetuba uksest sisse astuda, arvutit puutuda, hakata surfama ja siis edasi tuleb kõik iseenesest. Lähme nüüd vaatame, kuidas koolitus toimub ja mida asjaosalised arvavad. Lähme jah. Te olete siin töökeskkonnas sees, saate hakata tegema tööd. Ütlen juba kohe ette ära ka, et see pilt ei pruugi alati olla samasugune, sest seda taustapilti saab igaüks ise ära vahetada. Osad panevad sinna enda pildi, osad panevad oma lemmikloomade pildi, osad panevad oma perepildi, aga jah, et see pilt võib olla täiesti erinev siis igas arvutis, nii et kui te ka võrdlete 2 arvutit, siis ärge ehmatage ära, ei maksa. Arvuti puhul veel nii palju, et ei maksa kunagi võrrelda enda arvuti pilti teise arvuti pildi. Sest tihti lugu ei ole nad ühtemoodi ja see ei tähenda seda, et teil on midagi valesti või teil on midagi pahasti. See on põhimõtteliselt sama hea, kui võrdleme 2 korterit, kööki. Kas sina oled varem arvutiga tööd teinud? Praktiliselt ei ole. Kodus on ta olemas, aga ma ei ole kasutanud teda tumemaa. Aga mida sa tahad osata peale seda koolitust? Mida sa tahad siin koolitusel õppida? No ma tahaksin interneti nagu vaadata, mis seal toimub ja mul omal on kodulehekülg, et hakata seda nagu täiendama. Millega sa igapäevaselt tegeled? Igapäevaselt ma olen vabakutseline kunstnik. Kodus tegelen vitraasidega. Enamjaolt läheb vaja tööd seda vasakpoolset lahti. See ongi niimoodi sätitud. Kas sina oled varem arvutit kasutanud? Ei ole. Aga mida sa sellelt koolituselt ootad? Mida sa tahad selgeks saada? No ma tahan arvutit selgeks saada, et aga edaspidi tööd teha. Aga kas sul on plaanis ka endale koduarvuti muretseda? On. Klahviga klõpsasime. Siis me nagu lihtsalt valisime midagi välja, eks ole. Aga nüüd ma saan juba käskida arvutit. Tee seda või tee seda. Proovige mõne selle ikoonikese peal ka hiire paremat klahvi klõpsata. Näiteks selle sama minu dokumendid peal. Kas sina oled varem arvutiga kokku puutunud? No, väga vähe olen proovinud, aga tütril arvuti on ja siis ma seal natuke õppinud, ikka ei vaadanud, aga ikka võõras täiesti. Aga mida sa ootad sellel koolituselt? Mida sa tahad osata, kui see koolitus läbi on? No tahaks jõuda sinnamaale välja, et saaks ise oma maksud ära maksta, kui on vaja arvutiga arvut teha. Kas sul endal on arvuti kodus või plaanid sa seda muretseda? No, kindlasti oleks parem muretseda vist see vana, mis tütri on, see on liiga vana, vist arvad. Ja millega sa igapäevaselt tegeled? No, söödan lambaid ja vaatan, et hommiku ja õhta välja lasen ja mis on muud. Et süüa on ja karjast välja ei lähe ja
loodame, et Hagerirahva julge pealehakkamine innustab teisigi kasutama head võimalust saada tasuta arvuti- ja internetialast koolitust, nii et registreeruge julgesti kas internetis või helistage telefonil 680 180.